Tervitus! Ma loen praegu hästi huvitavat raamatut. See raamat on selline ja ma tahan seda teiega jagada. Mitte kogu seda raamatut, aga väga olulist peatükki. Ma väga praktiseerin ise visualiseerimist ja oma unistuste mälestuste üleskirjutamist. Ja siin ma tahan teiega jagada ühte sellist väga kihvti peatükki. Teen selle lahti ja hakkan teile seda ette lugema. Taustaks tuleb siis täna selline taust, kuna ma loen siin raamatut niimoodi. Ehk siis see on lehekülg 78, 3. juhtum. See on lugu ühe vestluse väga ootamatust tulemusest, mis leidis aset ühe mu konsultatsiooni järel. Ühel pärastlõunal tuli minuga kohtuma üks New Yorgi ärinaine, kes oli ühtlasi üsna noorevõitu vanaema. Naisega oli kaasas tema 9-aastane lapselaps, kes oli tal parajasti külas. Vastasin konsultatsiooni käigus naise küsimustele ja selgitasin talle sisenduse seadust, kirjeldades üksikasjalikult seda, kuidas mis tahes seatud eesmärki saavutada. Poiss istus vaikselt meie seltsis, pealtnäha süvenenud oma väiksesse mänguautosse samal ajal, kui selgitasin tema vanaemale, kuidas sisendada endale sellist teadvusseisundit, mille kohaselt on tema soov juba täitunud ning kuidas see aitab soovi ka päriselt täita. Rääkisin talle loo sõjaväelaagris olnud sõdurist, kes igal õhtul enne magama jäämist kujutas ette, et viibib oma kodus ja oma voodis. Kui vanaema ja tema lapselaps valmistusid lahkuma, vaatas poiss mulle elevil näoga otsa ja ütles: ma tean, mida ma tahan. Ning nüüd tean ka seda, kuidas see saada. Küsisin üllatunult, mida ta siis tahab. Poiss vastas, et tahab üle kõige endale kutsikat. Seepeale hakkas vanaema paljult protesteerima, öeldes poisile, et talle oli juba korduvalt selgeks tehtud, et ta ei või mingil juhul endale koera saada. Et poisi vanemad ei lubaks seda iial, et poiss on koera eest hoolitsemiseks liiga noor ning et pealegi ei sallinud poisi isa koeri silma otsaski. Ta lausa vihkas koerte lähedal olemist. Kuid poiss, kes soovis kirglikult endale koera saada, keeldus kõiki neid argumente kuuldagi võtmast. Nüüd ma tean, mida teha, kordas ta. Igal õhtul vahetult enne magama minemist teesklen ma, et mul on koer ja ma lähen temaga jalutama. Ei, lausus vanaema. Härra Neville ei pidanud sugugi seda silmas. See lugu polnud üldse sulle mõeldud. Me ei võta sulle koera. Umbes 6 nädalat hiljem kuulsin tema vanemalt lugu, mis oli naise enda jaoks täiesti hämmastav. Poisi soov omada koera oli nii suur, et oli meelde jätnud kõik, mida olin rääkinud tema vanaemale soovi saavutamise kohta. Ning ta uskus veendunult, et teab lõpuks ometi, kuidas endale koera saada. Ta rakendas seda uskumust ka praktikas ja kujutas mitu ööd endale ette, et tema kõrval voodis lamab koer. Ta tegi vaimusilmas koerale pai, tundes käe all ka päriselt selle koera karvast keha. Tema pead täitsid mõtted koeraga mängimisest ja jalutamisest. Paar nädalat hiljem see juhtuski. Ühes poisi kodulinna ajalehes korraldati võistlus seoses loomasõbralikkuse nädalaga. Kõigil koolilastel paluti kirjutada kirjand teemal, miks ma tahaksin endale koera. Pärast seda, kui kõikidest koolidest olid tööd kokku korjatud ja hinnatud, kuulutati välja võitja. Ja võitjaks osutus seesama poiss, kes vaid mõni nädal varem oli minu New Yorgi korteris mulle öelnud. Nüüd ma tean, kuidas endale koer saada. Uhkel tseremoonial, mida kajastati ka kohalikus ajalehes lugude ja piltidega, kingiti poisile ilus kollitõugu kutsikas. Seda lugu jutustades ütles vanaema mulle, et kui võistluse auhinnaks oleks olnud raha koera ostmiseks, siis oleksid tema vanemad keeldunud seda tegemast. Ja raha oleks pandud hoopis panka poisi hoiukontole. Ja kui keegi oleks ka poisile lihtsalt koera kinkinud, siis oleksid vanemad kingvist keeldunud või koera ära andnud. Aga kuna poiss sai endale koera niivõrd tähelepanu-väärsel viisil pärast ülelinnalise võistluse võitmist, nii et temast ilmusid ajalehes isegi pildid ja lood, ning kuna poiss ise tundis oma saavutuse üle nii suurt uhkust ja rõõmu, muutis kogu see kogemus vanemate meelt ning nad otsustasid tegema seda, mida nad poleks endast iial uskunud. Nad lubasid pojal koera endale jätta.
kui poisi vanaema oli mulle sellest kõigest rääkinud ja lõpetas ta jutu sõnadega, et poiss oli alati soovinud endale eeskätt üht teatud tõugukoera ja nimelt kollit. Selline lugu. Ma lihtsalt ei saanud jätta seda teiega jagamata. Soovitan soojalt seda raamatut. See on hästi selline lihtne lugeda, väga õhukene. Ja mis on kirjastus Million Mindset. Selline on see tagant. Nagu mega hea. Ma panen teile veel ühe väikse loo. Ehk siis see on sellest minu meelest üks väga hea lugu, et me lapsena ka oleme nii palju asju unistanud endale, aga lihtsalt meil ei ole arvatavasti see õnnestunud, kuna me pole otsast lõpuni seda korralikult unistada osanud. Vot, selline lugu. Nii et seda videot te võite lihtsalt kuulata, seda pole vaja vaadata, siin seda lihtsalt tausta. Okei, tšau.